Ma olen Terviseparadiisis selle elliptilise treenažööri otsas, et loomulikult ma käin Paradiisis sellepärast, et nii tore, kui sa saad umbes 40 € eest kuus Paradiisi, et ükskõik patune see ei oleks, aga nii, et ühesõnaga selle toidu koha pealt. Ühesõnaga ma püüan iga päev teha vähemalt mingisuguse tunnise kardio moodi asja, et umbes -800 kalorit, et niikaua kui mul praegu see kool nii suur on, siis ilmselt on seda hea teha, nii 800 kuni 1200 umbes, et siis iga päev, et siis kindlasti hästi tugev hommikusöök, nagu reaalselt tugev, et siis on põhimõtteliselt tükiks ajaks nagu kõht täis ja siis kohvi on ka hommikuti 1 kuni 2 ütleme kruusi, et aga õhtu pigem siis kogu aeg nagu teed, siis taimeteed, need jogiteed. Nii, aga ma arvan ikkagi, et trennil ei ole vaja nii palju raiuda kui toitumisele, sest olgem ausad, ma varem kogu aeg tegin trenni, aga ikka olin paks nagu vana ahv, et vahet ei ole, et kui sa ikkagi sööd nagu loom, siis vahet pole, kui sa teed trenni nagu loom, sa lihtsalt ei jaksa seda kõike ära põletada, et lihtsalt nagu 3000 kalorit sisse ajada on väga lihtne tegelikult. Aga see, kuidas seda nagu ära põletada, see võib füüsiliselt isegi võimatu olla. Eriti kui sul on mingi töö ja igast muud eluga vahepeal. See Terviseparadiis mulle meeldib. See on hästi uus, see on hästi puhas. Ja ainus asi, mis on siin miinus, on see, et siin ei ole normaalseid surumise vinke. Et ma nüüd pöördusingi armsa jõudesti ja Marguse poole, et äkki ta saab mulle leiutada inimese, kes saaks mulle selle kokku keeritada. Põhimõtteliselt ta peab lihtsalt nende IPF reeglitele vastama, et ma saaksin kas või kodus teha surumist või niimoodi hästi niimoodi rahulikult. Aga muidu ma olen sellega üsna rahul. Siis 2 korda nädalas on kõhutantsu trenn. Nüüd on niimoodi, et ma 2 trenni vahel viimases ma käisin ja tants oli nii palju edasi arenenud. Ma tundsin ennast nagu reaalselt väga hull templi elevant. Sest olgem ausad, et see vahepeal on suudetud nii palju edasi areneda, et lõpuks on niimoodi, et treener ütles nii, et palun, et filmige, kuidas ma tantsin ja siis kodus saab harjutada, et järgi jõuda. Siis reaalselt ei tohiks, ma olin Tallinnas, vaata, kui ma Tallinnas koolis käin vahepeal, et siis ma ei jõudnud nagu, või füüsiliselt ei jõudnud, et ma tegin nagu Tallinnas ise kardiat. Aga nüüd peaks vaatama vähemalt rohkem kui 1 trenni vahele ei jää. Et vaatame, sobitame seda asja kuidagi, või siis lihtsalt rämedalt hakan kodus nii-öelda järgi tegema, peale tunde jääma. See on reaalselt päris efekt sellest, kuidas inimene pani ainult ühe spordihinna hoida ja tal on tunne, et need asjandused hakkavad eraldi korterit endale üürima. Okei. Täna on siis jalapäev. Et trennis siis ühesõnaga, et iga päev 800 kuni 1200 kalorit mingi kardioga. Siis jõusaali võiks 2 kuni 3 korda jõuda. Et siis surumist teha ja ühe jalapäeva ja siis äkki ühe surumise veel. 2 korda nädalas kõhutants, mis on tund aega päris intensiivne. Ja siis hästi palju naeratada, rääkida iseendale, kõik on korras, kõik läheb paremaks ja et see on okei, mis sa teed. Ja pigem just see, et endale andeks anda, et okei, et peas on igasugused sellised mõtted ja nii edasi. Ja mida vähem nagu see kõige peale mõelda ja tasuks ennast iga päev kaaluda, lihtsalt aeg-ajalt mõõta ja siis kaaluda, siis niimoodi ongi kergem, ma arvan. Et antud juhul siis see asi toimib ja tõesti ükskõik, kui väga ei meeldiks see, et nii lahe on ja sõin mingisuguse ilge prae ära ja nüüd lähen jõusaali, siis Hani, sa ei jõua seda ära põletada. Sest ilmselgelt oled sa peale selle prae veel mingisugust muud paska ära söönud, mis ilmselt ei olegi nii tervislik kui see samune praad. Et häid rasvu ei tohiks siis karta, mida ma siis varem nii puhutalt väga kartsin. Ma olin täiesti kindel, et kui ma avokaado või pähkli ära söön, siis nüüd ongi kellad, on ju. Aga näed, ei ole kellad. Kellad on hoopis niimoodi, et kaal langeb päriselt. Sööd õigeid ja puhtaid asju. Ei tasu seda rasva nagu karta, mida ma nii metsikult kartsin, nagu te teate.
olgu. Kaunis vihmane laupäevane päev, ideaalne ilm, et jõusaalis olla, mitte väga palju sigadusi teha, ole tubli, saadame armastust ja tšau!